Ma olen üpris palju reisinud, aga võt sellisesse kohta mina ei ole enne sattunud. Kohalik pitsakas oli täisrahvast, ei mahtunud sööma. Mis teine põhjus oli, miks me siia tulime sööma? Sellepärast, et mulle meeldib ikka toidu kõrval külm piim. Ja kui ma oleks selle piima seal välja võet, siis ma arvan, läheks no ja mine siit, kus kurat. Kohalikud joovad õlut, veini, kokad, fantat, spreiti, aga no never keegi ei joo piima pitsa kõrvale. Väga hea, jooge piima. Väga hea, väga käes. Veneetsia paistab. Nüüd peame leidma viisi, kuidas sinna ainult saada. Auto parkisime me sellisesse parkimismajja, mis on enne seda nii-öelda vanalinna Veneetsia osa. 6 euri tund. Kes pargib sinna suurde parklasse ja siis soovitame kohe seal ka piletid ära võtta, sellepärast seal ei olnud mingeid järjekordi. Siin avalikus selles sadamas on järjekorrad ning pileti hind oli alates 6 aastast 9.50, kui on 75 minutit ja päevapilet oli 25 eurot. Päevaks mõistlik võtta, kui hommikul tulete. Saad selle päeva kruislingida. Aga me tulime õhtul. Me tänase korra jaoks need eelteed ei teinud absoluutselt, lihtsalt jooksime nüüd poodi peale ja lähme. Mina kunagi 10 aastat tagasi olen käinud Veneetsias, aga siis ma läksin rongiga ja me lihtsalt kondasime ringi ja me käisime kondliga sõitmas, aga no 3 lapsega kondel ei aitäh. Tundub, et siinpool on mingi elamurajo, on päris huvitav. Korterelamud ka ühele saarele püsti pandud. See on esimene peatus, tuleb meil siin kortermajade vahel, sest üldjuhul neid veetaksosid väga palju kasutavad just kohalikud. Nii-öelda nagu liinibussina. Veneetsias on see kiht, et nii kiirabi, politsei, taksod ja näete, isegi prügiautod on tegelikult prügilaevad. Prügikanalisse järjest kukub pots. Ja see on jube vaadata, et prügikanalisse kukub pots ja pots. Siin majades ja tubades võib päris jõhker niiskus ka olla. Ja niimoodi toimub siis randumine. Ei. Ühed lähevad maha ja teised peale. Ei hakka mitte valetama ka, et tegelikult ei ole üldse hooaegki veel ja siin on nii räigelt rahvast. Nii et kui lastega tuleke, siis hoidke silm peal. Aga noh, kui rahvamassist tahate eemale saada, tulge hästi pisikestele tänavatele ja saab rahulikult kelutada. Ja kohalikku miljööd nautida. Siit saaks autoga sõita või? Ei saa. No mikä siit? Purjakaka. Siin on kaka, vaata siin.
ostsime jäätist ikka ka. 2,50 oli tükk. On meil veepudelid kaasas, need termospudelid on eriti head, sest et need hoiavad nii sooja kui külma. Ja no loomulikult lapsejaoks.ee saab. Ma ei tea, kas see on see sama väljak, aga väga selle moodi küll, kus ma eelmisel korral ööbisin. Minu arust selles punases majas, aga ma võin muidugi ka eksida. Aga väga meenutab ja näe, vaadake see torn seal, meenutab Piisa torni. Täiesti viltu vajunud. Kui keegi mõtleb, siis Kondli sõita on siin pool tundi 90 eurot. Õhtusöök täna siis Veneetsia kõige kuulsama silla vaate juures. Kunagi sõidnud nii Kondliga ja nüüd siis selle kohalike praamiga ja ma ausalt öeldes isegi vist soovitan seda praami rohkem, eriti veel selline õhtune päikeseloojangu aeg on lihtsalt imeilus. Paadi pealt maas, aga peatusel läks vähe nässu. Tulime maa ja vaatasime, 15 minti jalutamist. Aga mis siin ikka? Ilus ilm, päike loojub. Näe, mis lõõtsutate? Ei lõõtsuta. Mul on õnneks see Wild Ride'i kott ja käed vabad ja nii mugav. Talgasin hea mugav istuda. On ikka hea neil lastel. Tegelikult vabalt oleks saanud ka hummi kergkäruga hakkama. Selles mõttes, et Veneetsias on küll kitsad tänavad ja palju treppe, aga need kergkärud käivad nagu reaalselt sekunditega kokku ja oleks saanud ilusti hakkama. Aga selle kotiga on ka väga mugav, nii et erilist vahet ei ole, kummaga lähete, mõlemad soovitan. Ja me jõudsime autoni. Jah, jõudsime tegelikult maksma. Lähme vaatame, palju see päevake meil nüüd maksma läheb. All oli, mina üleval ei mäleta. Täiesti eksinud jah. See parkimismaja on nii suur, pisipreili ei tee koostööd. Ma olen üpris palju reisinud, aga võt sellisesse kohta mina ei ole enne sattunud ööbima. Kirjuta kommentaaridesse, kas sina oled. See on selline, mulle meenutab nagu mingi Ameerika neid Haagis suvila elamute linnakesi siis või külakesi. Igal juhul selline pisikene majakene. Neid on siin tänavate viisi, see koht on reaalselt, nad andsid meile kaardi, et oma maja üles leida. Selline pisikene majakene, otse Veneetsia külje all, 10 kilomeetrit eemal, aga kõik vajalik on olemas. Ja Tõnna, palju see maksis? 88 eurot maksis see. Nii ja mingit ülevaadet on sul ka puusalt visata või? Mis mille kohta? Kilometraažid, rahad. Väljas söömiseks kallistane. Siin läksime restorani, see marve kätte, mis hästi nii suur. Lauda istumistasu 10 eurot. Ega ma ei midagi pole. Nii-öelda teenustasu siis jah? Nii et ärge käige turisti kohtades, minge leidke metsas uusi ägedaid asju. Looduses ja palju ägedam. Ei, mina jällegi ütlen, et nagu siukses kohas on ka vahel tore käia. Aga ikka siuke tunne, et iga kui sinna lähed, saad tünga. Mul on siuke tunne, et see on väga kõiguks teile ka. Või see on merehaigus tänasest või? Ma ei tea. Okei, ma arvan, et see on juba väsimusest. Ühesõnaga, te teate, like, subscribe ja järgmise videoni.